kuhu te jäite? Ma kohe tulen. Nüüd te jääte hiljaks, meil on väga tähtis komisjon sees. Andke see siia. Teie olete ju president. Triviaalne tähelepanek. Aga väga õige. Võtke ja tehke ruttu. Me ei tohi teha ühtegi viga. Võtame prillid ikkagi ära ja paneme ühe silma kinni. Mis me siin näeme? Ja. 7. Kena. O. Jah, aga kas me siit ka näeme? 7. Ja siit. O. Ja siit. 8. Kena. Võtame teise silma. Nii. 6. Ja siit. 5. 2. 7. Tubli. Jah, neid nullprille ma kannan selle pärast, et omal ajal ma tegin kandidaaditöö, mis oli doktori tasemel. Aga doktoriks minu kallid kolleegid mul ei lasknud saada. Samas moraalne õigus kas või väliselt meenutada doktorit mul siiski säilis. Aga see, et mul on terav silm, seda nõuab juba minu amet. Kena. Kontrollime nüüd kuulmist. Te ei küsinudki, mis amet mul on? Hästi. Teeme kiiresti. Mina olen rohuteadlane. Ei, mitte farmatseut, nagu teie võib-olla ekslikult arvate, vaid hoopis tükis muru-uurija. Ja kujutage nüüd ette, kui mul oleks halb silmanägemine, kuidas ma võrseid loendaksin, kuidas ma muru tihedust määraksin. Jätame kõrvale lambaharuheina, mis üksi annab juba üle 35 000 võrse ruutmeetril, aga isegi punane haruhein annab üle 20 000 või samuti aed nurmikas ka ligi 25 000 olenevalt sordist. Kas soovite koorega? Aitäh. Täna ma ei joo kohvi. Aga koort võtate? Ma võtan teed, kui teil juhtub olema. Jah, ma kohe. Juba selle pärast peavad mul olema head silmad. Hästi, kontrollime nüüd kuulmist, keerame ringi. Paneme ühe sõrme kõrva. 54. Väga hea, teine kõrv. 45. Korras. Mul peabki korras olema, sest kuidas ma muidu kuulen, kuidas kevad on tulnud. Kas ma pean kuuluma metsvindi häälekat trillerdamist nagu mõni tavaline looduse sõber? Ei, selle asemel mina kuulan, kuidas muru, kuidas see rohi kasvab. Hästi, palun saadame sealt teised sisse. Järgmine palun. Nii ruttu? Jah. Kahju. Pidi see komisjon just täna tulema. Millal siis? Täna rõhk tõuseb, mul liigesed kõik valutavad, süda jätab pooled löögid vahel. No, järgmine. Mis ta teeb? Ei midagi, vaatab niisama kõrva ja silma ja kas sa üldse näed? Ja. Kõige tähtsam on see, et sa näeksid, kuule, keda sa laseksid. Praegu rõhk nii tõuseb, et mul silmamuna tõmbab nii kokku, et ma ei näe mitte midagi. On ta väga range? Ei, naistega peab oskama. Mina taban kohe ära, mis neid huvitab. Ajan niisama asjakohast mahedat juttu ja see mind praegu päästiski. No, Milord, mine. Mehed. Teate, kui te konnad ennast oskaksite ilma relvata kaitsta, te ei peaks siin niimoodi värisema. Sina tõesti relvaluba ei taha? Ma olen ise mees. Võib-olla siis äkki sa teeksid siia ühe viisi. Öös tormab eurorong. Ta hämaras kupees. Pool ärkvel euround näeb Eesti mees. Oo jees. No kuule, nendele sõnadele ei saa ju tea. Korraliku viisi. Vaata neid sõnu üldse. Nii pikk. Need on kuldsed sõnad. See on ballaad, ma kirjutasin selle meie Kalevipojale, aga me võime sellest teha omale hümni. Tee ära. Miks mina? Sellepärast, et sina tunned ooperit. No jah. No ma arvasin, et see võiks olla niisugune muusika. Ma kujutan ette niisugune. Maestosau. Kuule, kui sa nii hästi tead, miks sa ise ära ei tee? Mul ei ole kuulmist, selle pärast ma kõrvaarsti kõige rohkem kartsingi. Viisi võib ära teha küll.
aga kas sa annad? parem, et sõnu leiab alati. Hingake. Ärge hingake. Pange riidesse. Kas midagi on halvasti? Sporti teeb meremees vähe. Sporti ma ei tee üldse. Vahel magistriga mängin malet ja... Aga kuidas te ennast üldiselt tunnete? Kas on midagi, mis muret teeb? Ja, ühiskonna moraal. No, mõtlesin teile endale. Minule endale. Kas minust üldse ongi mõtet rääkida? Aga me minust ei räägi. Kas teil valutab kuskil? On teil mingeid kaebusi? Ma ei tea, kas sellest sobib rääkida. No ma olen arst. Mulle maks teeb muret. Kas te tarvitate palju alkoholi? Ma olen täiskarsklane. Siis te ei pruugiks muretseda. Ei, asi on selles, et ma olen väga lühikest aega täiskarsklane. Kui lühikest? Täna saab nädal. Te näete päris hästi. Aga kas teie meelest objektiivselt ka eksisteerib see, mida te väidate mind nägevat või see pole teie probleem? Palun, paneme ühe kõrva kinni. 77. 77? 89. 6853. 89. 6853. 89. Ja, andestust, muidugi 89. Ma puhtmehaaniliselt korrutasin praegu. Jah, palun vabandust. Palun, paneme nüüd teise kõrva kinni. 64. 64. 11. Ja, 11. Teate, ma praegu puhtmehaaniliselt astendasin. See peaks olema 20-kohaline arv ja 4 viimast numbrit on 6, 4, 6. Ja ma tänan. Kas teie psühhiaatri juures juba käisite? Ei. Selge. Sul on närvid korras? Mul on kõik korras. Kuule, käid minu eest ära? Sul on midagi viga või? Ei, põhimõtteliselt, no ma selle arsti juurde tead ei taha minna. Ma võin igasugust arstide juures käia, aga vaat selle arsti juures mingi sisemine tõrge on kohe, tead. No, kus juures muidugi ma ei ole hull. No, seda loomulikult. No, aga miks mina pean seda tõestama, eks ole, las tema tõestab. No, aga sa ei peagi midagi tõestama. Kuulab, vaatab sind lihtsalt. Vaatab, et sul käed ei väriseks, ongi kõik. No sa ei saa aru, tead, no kui ma lähen külla, eks ole, ja ütlen, noh, meil külas, et ma käisin selle arsti juurde. No, kuule, ära räägi lihtsalt. No oota nüüd, oota. Mul on ikka siin on midagi päris korrast ära, tead. Ära äiamsi. Nagu võõrad mõtted on peas ja... Kelle mõtted? No, nädal otsa ma olen ju, kurat, mõtelnud nagu naine, kurat. Nagu naine? No jaa, nagu naine, tead, keda õudselt häirivad edukad mehed. No nagu meie klubi ja... Ma nädal otsa ei ole, ma olen mõtelnud, kuidas meie klubi ära hävitada. Ära jama. Ja. Nii et mul täna on juba parem, aga ma olen enda moodi tead juba, aga sa vaata, on juba eemalt ka näha, jah? Jaa. No juba, kui sina juba näed, siis ole hea tead. Käi minu eest ära. Anna siia, no. Kas Monsignor ka mõtles ümber või? Ei, no, ta tahab isiklikult konsulteerida. Tal on probleeme, jah? No ilmselt on, sul ei ole? Ei, siin küll ei ole. Magu hirmsasti valutab. Teie olete maalt? Ei. Jaa.
kuidas siis maainimene elab ka? Vaikselt, närv puhkab. Jaa. Ärge tulge mulle seda rääkima, mina tean paremini, kuidas maainimene elab. Maal on praegu muresid rohkem kui linnas. Seda ka muidugi, jah. Ja Eesti maainimesel on praegu närv kas must või krussis. Nii et ma ei tea, mismoodi ma saan teile relvaloa anda. Ma tõesti ei tea. Kuidas teil lapsepõlv oli? Ilus. Ilus? Väga ilus oli. Midagi niisugust ei ole meeles? Mis te mõtlete? No, traumeerivat kogemust seksuaalsel pinnal. Ei, seda küll ei ole. Pärilikke haigusi on perekonnas? No kellel neid ei ole? Ma ei tea tegelikult, ega meil tegelikult ei olegi perekonda. Ärritute kergesti? No see on kuidas kunagi, ma võin ärrituda küll. Ma võin hoopis vait ka olla, kui tahate. Maal juuakse palju. Jaa. Teie olete praegu kaine. No, pange sõrm nina otsa. Oi, seda ma küll ei. No, proovige, kas ma panen, siis te ütlete, et ma ei ole kaine ju. Ei, vastupidi. Endale. Seda ma saan küll. No, proovige. Ma saan. No, saate. Saan! Hästi, ma usun teid. Miks te tahate üldse relva saada? Kuidas, miks? Teate küll, mis olukord linnas on? Te olete ju maalt. Ma ütlengi. Te teate küll, mis olukord maal on. Hästi. Ma ei tee teile takistusi. Maainimesi peab aitama. Saatke järgmine sisse. Ootake siia, jah? Mina, jah. Kuule, või ma lähen enne sind, siis on mul kõik käidud. Järgmine. Korras. Midagi ei saanud aru, jah? Ei, Allur nagu imestas kõvasti. Kas ma ikka olen maalt? No, puhtväliselt ma olen ikka nagu linnamees. Jah. Kuule, sina oled täna küll kuidagi väga imelik. No sina küll läbi oleks saanud. Kas seal on keegi ees? Jaa, magister. No magistriga ei ole probleemi, aga mul on milordi pärast mure. Tal on ikka tervist täiesti läbi. 120, 90. No näete, ma ütlesin teile, et ei ole mingit mõtet mõõta. Kõht on korras, Absoluutselt. seedimine on korras, Absoluutselt. ainevahetus Absoluutselt. ja te olete pensionär. Teate, ma ise imestan ka. Teate, mul on ju palju tuttavaid, eks ole, no enamasti muidugi kunstirahva hulgas, aga teate, kui minu tuttavad tulevad mulle kaebama oma haigusi, minust nooremad tuttavad, siis mina ei saa neist üldse aru. Nad ütlevad süda, ma ei saa sellest aru. Minul on ka süda olemas, aga ma ei tunne, et ta mul olemas on. Või liigesed valutavad, no öelge, kus kohas on minul liigesed või kus kohas on minul valu. Sellist asja pole üldse olema. Aga maohaavad on olemas. No problems. See on eesti keeli probleeme ei. Teie olete mul sellest kontingendist kõige tervem eksemplar. Aitäh teile, doktor. Maahärra on ka täna kuidagi väga imelik. Maahärra? Nojah, ta ütles, et mõtleb nagu naine, ma ei tea, või ma ei saanud õigesti aru. Kuule, sa pead temaga rääkima. Ma räägin temaga ilmtingimata. Sai ta ikka läbi? Väga raskelt. Peaasi, et ta meie klubile häbi ei teeks. Me peame kõik läbi saama. 100%. Siit on väga raske läbi saada. Kus sina seda tead? No kõik räägivad, kes tulevad. Mida ta nõuab? No minult, tähendab Maaralt, ta küsis, et kas ta ärritub väga kergesti. Mina võin tõesti vihastada. Ma kohe tunnen, et kui ta meid läbi ei lase, siis ma panen talle nii, et... Võib-olla ma tõesti ei tohiks minna. Lähed käid ära? Hull oled või?
sul on niisugune hea rahulik nägu peas. ma tõesti ei saa minna. Järgmine. Yes! Käid ära. Teie olete meil siis viimane. Psühhiaatrile kaebusi on? Ei ole. Aitäh. Varem on olnud? Ei ole olnud ka. Mida mäletate oma lapsepõlvest? No lapsepõlv oli mul väga raske. Mul isa jõi nii palju ja ema oli seevastu mul alkohoolik. Alkoholis oli mul suuri raskusi arusaamisega. Hiljem muidugi see vahe klassikaaslastega vähenes. Kas me juba ei kohtunud? No me käime iga päev siin ju. Selles mõttes, et minu juures me nagu juba oleme vestelnud. No see võis olla minu vend. Me oleme väga sarnased oleme. Te olete võrdlemisi sarnased. No jaa, klubi teeb sarnaseks. Kõik see õhkkond siin ja ühised huvid ja nii edasi. No jah, teie vennal oli ju õnnelik lapsepõlv. Jaa, tema ja minuga võrreldes suur optimist olnud terve eluaeg. Ta ise ütles, et tal ei olnudki perekonda. No tegelikult ta ongi minu poolvend. No õigemini kasuvend. Ta võeti lastekodus, nii et minu ema ei saanud lapsi. Aga te olete võrdlemisi sarnased. No ema sellepärast ta võttiski, et me oleme ühte nägu. Nii et teie olite siis juba olemas? Tuleb nii välja, noh. Kuigi teie ema ei saanud lapsi. Teate, need olid nii rasked ajad, kõik kommunistid ja koloosid ja küüditamised ja kõike tuli ette sellel ajal. Ärme räägime enam sellest, noh. Yes! Minule on kirjutanud arst küll kanged prillid, aga mina ikka näen. No mida sa näed? Näen seda ka, kuidas meie perenaine sind vaatab. Asjad ta vaatab. Mul ei ole mitte midagi viga. Ta ütleb, et sa ei räägi temaga üldse. Miks sa mulle seda räägid? Sellepärast, et meil on Kalevi pojas Siili osa vaba. Nii et kui perenaine sind ei huvita, aga Siili osa huvitab. Siili osa huvitab mind. Siis ma annaksin selle Siili osa sulle. Sina ka ütleb perenaisele, et tal ei ole mõtet sind vaadata. Et parem vaadaku sind, jah? Ei, no mitte nii otse, aga vaadaku kui tahab. Okei. Jah. Said? Sain. Aga kui küsitakse, pea meeles, maahärra on sinu vend ja mõlemad olete minu nägu. Kas te soovisite midagi? Te olete majesteedile öelnud, et ma teiega ei räägi. Oi, ma ei mõelnud seda üldse niimoodi. Ma üldse ei mõelnud seda niimoodi. Mis moodi te siis seda mõtlesite? Niimoodi ma seda üldse ei mõelnud. Te olete suurepärane. Jah. Te olete suurepärane tõestus Uku Maasingu väitel, et kui naisterahvas midagi räägib, siis ta kasutab selleks sedasama lauset, ühte sedasama lauset nii kaua kui vähegi võimalik muuta neid sõnade järjekorda. Kas selles on midagi pahasti? Ei. Lihtsalt mul on ebamugav, kui mu mõte seisab ja ootab. Võib-olla sellepärast ma ei räägigi teiega, võib-olla sellepärast ma teiega ei räägigi, võib-olla sellepärast ma teiega ei räägigi. Hea muide, majesteed palus edasi öelda, et ta on ka tubli inimene. Teie kannate ikka õiget prille, jah? Kes ei kanna? Noh, oli siin üks iluprillidega härra, oma jutu järgi doktor. Ma teen talle märkuse. Võtame prillid ära. Katame kinni, Hõin. Jah. Ja mis meil siin on? Ei näe. Selge.
katame teise kinni. Teine silm, jah, nii. Aga siin. Ei näe. Selge. Nii. Tormab eurorong, ta hämaras kupees. Pool ärkvel eurohund näeb Eestimees. Oh yes, näeb meie tulevikku. Näeb meie tulevikku kogu hiilguses ja Eestit Euroliidu pärlikes. Oh yes, kes on Eestis igas asjas kõige ees, see on armas väike tubli Eestimees. Oh yes, oh yes. Ja. 38. 69. 17. 5. Aitäh! Aitab küll. Mul on väga kahju. Midagi ei ole parata. Palun. Öös tormab eurorong, ta hämaras kupees. Ei meelde. Öös tormab eurorong. Mehed, ma ütlen teile ausalt, tundes meie isikkoosseisu, tema vaimseid ja füüsilisi võimeid, ma ei lootnud, et meil läheb nii edukalt. Ma tänan teid kõiki juhatuse ja isiklikult enda nimel. Kas saime 100%? Ei. Kes ei saanud? Mind vedas ootamatult kuulmine alt, kuid ma parandan selle vea niipea kui võimalik. Tervikuna oli see meie klubi tore õnnestumine. Seda õnnestumist ei oleks olnud, kui ei oleks olnud õnnistamist. Mida? Sa olid kahjuks eemal, kui mu vend meie maja saastast puhastas, aga ta mõju on tunda. Sinuga on pärast eraldi jutt. Nii, laulame nüüd oma ballaadi läbi. Ühesõnaga, ballaad, oh yes, sõnad majestid, viis monsenjöör. Palun. Nii, kuulake, ja diktsioon, väga tähtis. 3, 4. Öös tormas eurorong, ta hämaras kupees. Pool ärkvel eurohund näeb Eestimees. Oh yes! Näeb meie tulevikku kogu hiilguses ja Eestit Euroliidu pärlikes. Oh yes! Nii, refrään salapäraselt. Kes on Eestis igas asjas kõige ees, see on armas väike tubli Eestimees. Oh yes! Oh yes! Nii, teeme veel. Ja, võtame veel läbi. Harjutamine teeb meistrit. Ja, võtame edasi. No nii, kus kohe see? Mul see koht on otsast. Ööst tormab eurorong, ta hämaras kupees. Pool ärkvel eurohund näeb Eestimees. Sa ütled, et meie perenaise võõrasema pani su magama. No ma ju niimoodi tavaliselt külas magama ei jää, sa saad aru. Ja kui sina ärkasid, siis oli sinu mõtlemine muutunud. No alguses ei olnud, ma arvasin, ma mõtlengi. Nagu naine. No jaa, no hiljem, kui see mõju hakkas vähenema, siis ma sain aru, et mind on mõjutatud. No. Minu ettepanek. Läheme kohe sinna. Viivitamata. Kes on igas asjas kõige ees, see on armas väike tubli Eestimees. Oh yes! Oh yes! Laul jätta, mehed, ruttu kõik riidesse, rutem lähme. Ma luban teile, nii mõnigi asi saab selgemaks, ma tee peal seletan, rutem, sina tuled ka. Kas me saame seal puhtamaks, kuhu meie läheme? Ja, me saame kõik.